Eks me kõik oleme emotsioonide suures laos, tundemaailma virvarris, eks ju, selles suures laos seisame ja kui me niimoodi arukusega vaatleme, kas tagantjärgi või praegult või mis me tulevikus, mis emotsioone me ootame. Et eks need tundemaailma emotsioonid nii või naa, nad on tulnud, et jääda. Nad on kuskilt tulnud, nad kuhugi viivad meid ja midagi kuskil meid hoiavad. Ja võib-olla need tarkused ja filosoofia, askeesid, sümbolid, rituaalid, pühakirjad, pühakud, võib-olla nad kõik teevadki seda oma tööd või oma jutlustamist või siis vihjavad kaudselt ja otseselt, et me oma selles tunde valikuvabaduse laos valiksime nagu kvaliteetsemaid tunded, et nii või naa me oleme seal, eks ju, nagu nii need tunded me külastame. Et võib-olla seal on sama tunne on erineval tasemel, eks ju. Et sul on see viha, eks ju, madalamal tasemel viha on nii, et paned paugu ära, pidades ennast paremaks, eks ju, karistusenergia on muidugi ka puhtast armastusest võib karistusenergia toimida, aga ma räägin nüüd hästi robustselt selles tundelaos on meil siis viha, aga viha võib transformeerida, tegelikult siis viha jääb alles. Viha see, et ma olen vastik laiskursk, et ma nii vähe armastan, selle viha energia ma suunan selleks, et ma praktiseerin ja puhastun ja teen midagi teiste jaoks. Kasutan selle agressiooni, see on ka adrenaliini värk, eks ju, see on mingi aine, eks ju, käes on nagu viha. Kuidagi kasutad seda ära, et sa võtad sealt selle viha sama esimese kategooria, teise kategooria, kolma kategooria, neljas, ma ei tea, mis järgud seal on, eks ju, võtad selle nii kõrge kategooria, kui saad, et lased sellel vihal olla või siis tunned kurbust, jõuetust, eks ju. Esimesel riiulil on kurbus, jõuetus, ei viitsi pesta, ei viitsi kellegagi suhelda, võib-olla ongi hea aeg iseendale, kõigil on vaja seda. Aga samal ajal kurbuses saad ka andeks paluda, teisi näha, mõista, kaastunne, samas tunned, kui paljud on teised ka kurvad, palju neid kurba üksikuid elusolendid on siin maailmas, kõik on kurvad ja üksikud. Kallistad puud ja tunned, et seda hinge pole keegi tähele pannud, ta on ka seal, see hing on selles puus, kes püüab valguse poole, vahet ei ole, mis kehas. Et siin me oleme selles tunnete sahvris ja küsimus on siis, kui tugev on meie arukus või vaatlemisvõime, kogemus, jumala armulikkus, vaadelda neid tundeid ja võtta nad vastu ja nad siis transformeerida võimsaks, ühtlaseks, selliseks, küll ka mitmekesiseks, aga et see foon oleks selline omakuse püüdmatu tingimusteta armastus ja arusaam, et ükski tunne ei kuulu mulle. Tunne on see, et elu räägib suga. Tunne on selleks, et see suunata, kuidas selle öelda, ma ei tea, ilusaks armastuse seikluseks, ise kui seal selle tundevarjundis on siis kõik, eks ju. Öeldakse, et armastusel on kaks kallast, et üks on see igatsus ja kurbus ja üksindus ja ahastus ja teine armastuse kallas on rõõm, lapsemeelsus, pidu, pillerkaar.